et tere, et näitan nüüd natuke seda maailma, kus me viibime, siis sageli minu maailmas siis võib-olla, kus siis on sageli kaks inimest. Üks on see programmeerija ja teine on mängudisainer. Ütleme, mängudisainer on see loovisik, kes soovib teha mingit mängu, aga tal ei ole, ütleme, teadmisi, kuidas näiteks programmeerimiskeelt kasutada, et seda mängu teha. Ja siis astub mängu kes siis programmeerija, kes siis ütleb, et kuidas seda mängu saab teha, kuidas see võimalik on ja sageli ka ise teeb selle nagu siis ära vastavalt siis mängudisaineri soovidele. Ja nendevaheline suhtlus on siis see võti, et kuidas see mängudisaineri mäng valmib. Ja et noh, siin on siis on loovad inimesed üldiselt, loovtööd. Ja siin on siis need ütleme arvutioskustega inimesed. Et see on natuke erinev. Et arvutioskustega inimesed, ma olen ise võib-olla ka üks pigem nendest, et meil see loovus on nagu see nõrk koht, et kui mul palutakse näiteks luua mingi 3-leheküljeline romaan, ma jään hätte, nagu ma ei tule selle peale, mis seal võiks ikka olla. Aga keegi küsib, et noh, et kuidas too selles arvutis seal võiks käia, ja ma tean, nii ma saan teha. Ja hiljuti minu poole pöördus üks loov inimene, üks 80-aastane vana naine, kes siis soovib luua oma ilukirjanduslikke tekste, aga tal ei ole arvutioskuseid. Et ta on see loov inimene, mängudisainer nii-öelda, 80-aastane vana naine oma Toshiba 2000. aastate või midagi sellise arvutiga on ja ta on väga entusiastlik, et tahab just selle arvutiga on luua neid ilukirjanduslikke tekste Eesti rahvale, aga no, mis on puudu, on need arvutioskused. Ja siis meie kui programmeerijate ülesanne on siis tuua võimalikult lähedale siis see lihtne tarkvara ja need arvutioskused, et see oleks lihtsasti kasutatav, et ta saab seda kasutada nii nagu ta soovib. Seal on teisi inimesi ka muidugi, kes füüsiliselt need arvutid on kokku pannud ja et see ei ole ainult tarkvara osa, aga suur osa sellest kasutaja jaoks on tarkvara osa. Ja kui nüüd me saame selle suhtluse siin, selle suhtluse siin saame paika kuidagi, siis on kõik õnnelikud ja rahul, sest programmeerija ei tea, mida inimesed tahavad. Ütleme laps, kes tahab teha mingit mängu, ta on väga õnnelik, kui keegi tegeleb temaga ja mängib tema tehtud mängu ja aitab, aga kui me ei küsi talt kunagi, kui me ei suhtle, siis me ei tea, mida ta tahab teha. Samamoodi nagu see vana looja on ja me ei tea, mida ta tahab teha, kui me ei suhtle. Ja see on see võti, nagu, kus see nagu kõik nagu laheneb ära, et samamoodi minu siis arvutimängude loomise töötubades laps on see mängudisainer ja see looja, kes veel ei oska programmeerimiskeelt. Siis tuleb sinna see programmeerija ja näitab, et näe, seda saab ka teha. Sa saad tulevikus õppida seda, kui sa tahad, seda saab nii teha, seda saab nii teha. Ja siis nende vahelises koostöös siis sünnivad need mängud, mida see laps loob justkui, aga mida ta ei suudaks ilma programmeerija abita teha. Ja see kõik sarnaneb siis juba siis selle ettevõttele, mis mul tegelikult on siis mängude loomise ettevõte, kus juba mitu inimest töötavad koos. Mängudisainer, see loovisik ja programmeerija siis see know-how või see, kuidas need mänge teha, kes teab seda osa, see isik. Ja kes siis meie töötubade puhul on täiskasvanu. Veel ei ole vastupidi olnud, et programmeerija oleks laps ja looja oleks täiskasvanu. Kindlasti on Hiinas kuskil sellised geeniusiga sündinud, kes siis täiskasvanutele neid mänge programmeerivad. Aga meil on jah niimoodi, et täiskasvanud on see programmeerija, mina
ja laps on see looja, mängudisainer on ju. ja see suhtlus on see võti, et siit see kõik ja hakkab tööle on ju. suhtlus ja et see nende kahe isiku omavaheline suhtlus ettevõtte tegevuses või üldiselt ja on see võti, kuidas kõik on edukad, õnnelikud, rahul on ju. aitäh.